Tere hommikust, kuidas läheb elu? meil on siin kaks sellist inimest juba vastanud, et kuidas on olukord, et kas pigem on kliente vaja või pigem on tööd nii palju, et ei jõua uusi kliente vastu võtta. Siis Ingel Sipsik ütleb, et oleks küll uusi kliente vaja. sa võid kirjutada ka, et millega sa tegeled, äkki keegi just vajabki sinu teenuseid praegu. aga Kaari ütleb, et maht on päris täis ja hoiab niisugust väikest puhvrit endal igaks juhuks alles, sest kes teab, mis põnevaid kliente või töid kuskilt ette tuleb. minu meelest see on ideaalne olukord, kui sa teenusepakkujana saad valida kliente, on ju. et sa saad valida selle põnevuse järgi, mitte nii, et sa pead igaühe vastu võtma, kes sul uksest sisse vaatab. aga täna siis räägime sellisest teemast nagu kuidas leida kliente 48 tunniga. see on niisugune üldine teema, et igaüks, kes meist tegeleb siin võib-olla erinevates valdkondades, siis ma usun, et midagi kasulikku saad täna kõrva taha panna küll. aga see küsimus jääb siin endiseks, et kirjuta ka, et kuidas sul olukord on, et kas sul on tööd juba nii palju, et sa ei tahagi endale kliente või pigem on ikkagi praegu juurde vaja neid kliente. ma jagan sulle siis nii kaua oma slaidikesi ka, mis ma siin olen valmis teinud täna hommikuks. ja ka tore on, kui te siin kaasa räägite minuga chatis. nii, lähme siis, hakkame siis sõitma. mul on olnud kaks sellist ägedat töötuba siin nüüd eile ja täna õhtul ja sarnastel teemadel sai räägitud ka, et kuidas siis need esimesed kliendid tulevad. me kõik kuskilt alustame alati, olles siis mingis valdkonnas on ju tegutsema hakanud, võib-olla täiesti uus valdkond meie jaoks. see tähendab, et me hakkame alles seda rada nagu sisse sõitma ja ma arvan, et siin on väga erinev see, et kuidas, mis turgudel, mis töötab. ja ma näen, et Eestis ka kõige paremini, mis töötavad, on ikkagi soovitused. tegin siin veebikooli tiimis ka väikse miniküsitluse, et kuidas teie olete kliente saanud ja mis te arvate, et miks on niimoodi, et ma olen kuulnud lugusid, kuidas räägitakse, et näed, et temal on nii palju kliente, et ajab üle ääre ja minul ei ole nagu ühtegi klienti, et millest see siis tuleb. ja kuidagi väga tugev oli just see osa, et ikkagi see soovituste osakaal on väga oluline. et mõtle näiteks enda peale ka, et kui sina viimati nüüd tellisid midagi kellegi käest, siis siis kas see võis olla kuidagi tutvusringkonna kaudu. vähemalt kodulehe tegemise teenuste puhul ma näen küll, et päris tihti lähevad need teenused lukku, kus on just nagu mingi tutvuse kaudu asjad tulnud. nii et üks soovitus, esimene soovitus võikski olla siis see, kui sa oled alles alustamas, et vaata läbi oma tutvusringkond. võib-olla ühelt poolt tundub see natukene selline asi, mida just ei tahaks teha, sest võib-olla sul on, ma ei tea, kriitikud ja sugulased ja kes iganes kritiseerivad seal ja sa just ei tahaks, aga teiselt poolt kindlasti on su tutvusvõrgustikus neid, kes vajaksid sinu teenuseid. nii et üks mõte on see, et vaata üle Facebookis näiteks oma sõbrad, vajutad sõbrad, siis näedki juba, mõtle, vaata, kas sina saaksid neile kuidagi kasulik olla ja võta nendega ühendust ja paku neile, kuidas sa saaksid nendele kasulik olla. see avalik postitamine on mõne inimese jaoks ülihirmus tegevus. võid anda märku siin chatis, et kas sina oled üks nendest inimestest, kes ei taha väga nagu avalikult postitada, pigem tahaks nagu privaatselt jälgida, mida teised teevad. aga ometigi mu enda kogemus ja väga paljude teiste kogemus, keda ma näen ka siin veebikoolis ettevõtjatena või koostööpartneritena, et kui nad on hakanud välja tulema ja on julgenud ennast nähtavaks teha, siis see on üks kiirtee ja võti, et saada endale neid kliente. pärast jagan paari nippi ka, et mis need võiks olla, see sotsiaalmeedia postituste strateegia, mis hästi nagu töötab ja mis aitab sul neid kliente leida. veebikoolil on selline äge platvorm, kui sa veel ei tea, siis teenuseampsud.ee. see siis ongi mõeldud veebikooli õpiprogrammis osalejatele. täna ma tahaks ka natuke jagada sinuga uusi õpiprogramme, mis veebikoolis on algamas, mis on väga põnevad, veel kohati natukene idee tasandil, aga ühed teatud programmid on juba täiesti nagu juba sisu on paigas ja oled oodatud pardale, kui sind huvitab. aga mis ma ise oma kogemusest võin öelda, et mind on väga palju aidanud ka viimasel ajal just sellised minitiimid ja kogukonnad või selline kogukonnas olemine. et
ma olen üldiselt selline inimene, et tahan hästi palju ise teha, üksinda teha ja aastaid olin ma kodus, et ja noh, lapsed olid väiksed ka, on ju, siis väga palju ei saanudki võib-olla niimoodi ringi käia ja toimetasingi kodus ja mõtlesin, et küll ma siin üksinda kodus olles leian need kliendid ka endale. aga tegelikult, mis juhtus, oli see, et ma tundsin, et ma jäin kuidagi isolatsiooni. kui ma jään isolatsiooni, siis võib juhtuda see, et sinu enda sisekõne ja ma ei tea, kas sa oled minuga nõus, aga meil vahepeal kipub see sisekõne olema liiga kriitiline ja tõmbab meid maha kuidagi hoopiski. ja mingil hetkel ma tundsin ka, et ma jäin kuidagi nii kinni nagu seisev tiik üksinda seal kodus olles, et see vesi kuidagi liikuma ei saanud ega läinud ja mind on väga palju aidanud see, et olla siis sarnaste inimestega, kes tegutsevad sarnases valdkonnas, rääkida lihtsalt nendega, saada teada, kuidas nemad oma kliente leiavad, mis hinnaga nad oma teenuseid müüvad, mis need päris hinnad on, millega asjad lukku lähevad, onju. sest üks asi on see, et sa näed neid teenuse hindasid kuskil avalikult veebilehel üleval, teine asi on see, et millega päriselt siis neid teenuseid müüakse ja tihti tehakse ka mingeid partnertehinguid ja võib-olla väliselt kõik see, mis sotsiaalmeedias tundub, ei olegi tegelikult nii nagu tegelikult asjad paistavad. aga kui sa oled kuskil siseringis inimestega, kes teevad sarnaseid asju ja sul on usaldusväärsed inimesed, siis see on tegelikult super äge kiirendi. nii et ma julgustan sind, kui sa tunned ka, eriti arvutis nagu teenust pakkudes on ju, meil on võimalik olla nagu noh, arvutis me ei pea minema kuskile inimeste sekka, et me saamegi seda tööd teha oma kodus olles, aga kui sa tunned ka, et kuidagi asjad ei ole liikuma hakanud sinu elus või kuidagi on jäänud seisma millegipärast, siis mõtle, kas sa saaksid leida mingi kogukonna, kus sa võiksid kuuluda ja saada see vesi liikuma enda elus. veebikoolis on meil ka sellised õpiprogrammid ja õpiprogrammides on minitiimid ja meil on minitiimide näitel on nii ägedaid lugusid, kuidas paar inimest asutasid ühise OÜ isegi ja hakkasid koos teenust pakkuma. siis on näiteid, kuidas eelmisel aastal WordPressi õpiprogrammis osalevad inimesed nüüd kogu aeg teevad omavahel koostööd, et nad teavad üksteise tugevusi, üks täiendab teist ja kui tulebki mingi klient, suurem projekt, siis nad alati nagu teevad seda koos. ja rääkimata sellest, et kui sa saad iga nädal korraks üksteist julgustada, jagada mingeid kogemusi, õhutada üles, et ma näen, et see kogukond on väga suure tähtsusega, et sa leiaksid endale neid kliente. ja käime mõned siuksed punktid ka üle, et üks asi, mida me tahame teha, on hästi täiuslik olla, onju, et meil kõigil on see soov, et me tahame see, et enne me kuskile asju välja ei pane, kui see peab olema hästi täiuslik. aga tegelikult klienti ei huvita see, kas sul on viimatise peal ilus koduleht ja kas sul on, ma ei tea, uhked fotod sinust tehtud. Nad tahavad näha, mida sa praegu oskad ja kuidas sa neile kasulik saad olla, kuidas sa päriselt neile kasulik saad olla. ja nii äge näide WordPressi õpiprogrammi näitel, mis nüüd järgmine nädal hakkab meil WordPressi õpiprogramm pihta, kus mina olengi siis koolitaja seal peamiselt ja meil on liitujaid juba ligi 20 ringis, aga saab veel, mahub veel juurde ja üliäge näide ühest inimesest, kes veel ei olegi selle programmi ei ole veel alustanudki, aga juba ta võttis selle julguse, tegi postituse sotsiaalmeedias ja hommikul põhimõtteliselt tegi postituse ja mõne tunni pärast kirjutas mulle Messengeri, et Marika, kuidas ma nüüd hinnapakkumist pean tegema, et kuidas see hinnastamine käima peab. ehk siis tal juba oli nagu esimene klient käes, ilma isegi, et ta pole veel programmis alustanud ja seda oskust hakanud õppimagi. et väga hea näide tegutsemisest. sest tõesti võimalik, ühesõnaga hakka pihta, see on mu kogu mõte praegu, lihtsalt hakka pihta. siis üks mõte veel, et sa ei pea tegema tasuta. üks hästi hea, ma räägin varsti nendest teenuseampsudest ka ja neid teenuseampsusid saad sa rakendada igas mõttes oma teenuste nagu pakkumise stiilis, et alustada väikeselt, aga alguses tasub teha mõned tööd tasuta, et sa saaksid endale seda portfooliot, on ju, et sa saaksid juba ise ka seda kogemust ja päris kliendi näol. aga mingil hetkel, kui sa juba ikkagi, see on reaalne töö, mida sa teed, siis kindlasti tasub hakata võimalikult ruttu ka raha küsima. ja teenuseampsu eelis ongi see, et sa võid õppida ära ühe väikese oskuse, et oletame näiteks WordPress kodulehe tegemise oskus, see on tegelikult väga mahukas ja suur
valdkond on ju, et seal on spetsialiste, kes spetsialiseeruvad selle WordPressi oskuse sees, on SEO spetsialistid, on disainieksperdid ja nii edasi, et see on tegelikult väga-väga suur maailm ja sul ei ole võimalik õppida seda selgeks noh, seal mingi mõne kuuga, on ju, et see võtab tegelikult aastaid, et kogu seda asja selgeks saada. aga kuidas sa saad juba õppima hakata, kuidas sa saad juba samal ajal ka raha teenima hakata, ongi just nimelt nende teenuseampsude kaudu, et sa õpid selgeks paar ampsu ja hakkad juba müüma neid. Kliendil on ka palju lihtsam, kui sa ei paku kõike korraga, sest kujuta ette näiteks, et kui ma praegu ütleksin sulle, et tahad, ma teen sulle sinu äristrateegia, turundusstrateegia, kogu veebilehe rebranding või nagu kogu ettevõtte rebrandingu ja ma ei tea, mingi suure-suure asja ütlen sulle ära. sul, ma arvan, jääb juba hing kinni, et sa mõtled appikene, mis summa see maksma läheb ja mida kõike nagu see eeldab minu käest ka, et ma pean hakkama veel nagu tegutsema ja nii edasi, ehk siis liiga suur tükk. aga kui sa pakud selliseid väikseid apse ühe korraga, mis just vastab kliendile selle konkreetsele probleemile, siis on ka väga palju lihtsam seda esimest jah saada. ja nähtavusest ka natukene sellest sotsiaalmeedia strateegiast, et ma usun, et kui me tahame saada kliente, siis me peame kuidagi ületama ikkagi selle hirmu endas ja tulema nähtavale. aga mis on need postitused, mis inimestele väga meeldivad ja mida sa võid ka võtta endale siis eesmärgiks neid hakata tegema? Number üks asi on see, et postita regulaarselt. Paljud küsivad sotsiaalmeedia kohta, et kas ma pean tegema seda neljapäeva õhtul kell 5, kas äkki siis kõige paremini postitused töötavad või kas ma peaks tegema seda 2 korda nädalas ja kui pikad need postitused peaksid olema. Need on kõik täiesti ebaolulised küsimused. Kõige paremini töötab see, kui sa postitad regulaarselt, siis hakkavad kõik sotsiaalmeedia algoritmid sinu jaoks paremini tööle. aga millist sisu siis postitada? Ongi näiteks sinu enda õppimise protsessist. Ma usun, et kõige rohkem töötab sotsiaalmeedias autentsus, see inimestele meeldib kõige rohkem, ma olen ise seda näinud ka, et kui ma proovin olla keegi, kes ma ei ole, mul on endal fake tunne, see on kohe tunda minu postitustest on ju, või tegevustest ja see ei saavuta tegelikult neid tulemusi, mida ma tahan, et saavutaks. Inimestele meeldib näha väikseid võite, et kui sa midagi teed kellelegi, siis miks mitte seda näidata, loomulikult enne peaks kliendi käest küsima, on ju, kas seda tohib kajastada või mitte. ja alati tasub üks asi enda teenuste protsessi nagu juurde arvestada, et see on lihtsalt osa nagu sinu teenusest, mida sa alati teed, on see tagasiside küsimine ja et sa saaksid lisada näiteks selle teenuse, mida sa oled pakkunud ka oma portfooliosse, sest tõesti see mõjub turunduses nagu väga tugevalt, kui nähakse neid edulugusid, mida sa oled kellelegi aidanud teha. nii et mõtle juba algusest peale, kui sa hakkad seda klienti aitama, siis jäädvusta see olukord, mis tal praegu on, tee ekraanipilte võimalusel on ju, ja salvesta, hoia need kuskil endal alles ja kui sa oled teda aidanud, siis tee pärast pilte. Inimestele meeldib, meie ajule meeldib see, et mis oli enne, mis oli pärast. kui sa ise ka paned tähele, scroll'id näiteks on ju internetis, siis tihti peatud sa sellistes kohtades, kus on nii põnev, et appikene, et näed, tuba oli sassis, aga nüüd siis on ju mõne minutiga seal on juba tuba korras ja kuidas seda siis korda tegi või ehitatakse midagi või mis iganes. et ajule meeldib näha seda algust ja seda lõpptulemust, et sellised postitused töötavad ka väga hästi. ja teine asi, mis aitab kasvatada sinul seda autoriteetsust, jah, on siis teadmiste jagamine. esiteks see, et ta aitab sul saada paremaks nagu paremini nagu ka inimestel tekib usaldus sinu vastu, aga teiseks ka sellepärast, et su postitused on kasulikud inimesele, see ei ole lihtsalt, et ma teen seda, ma teen teist, vaid juba läbi oma teadmiste ja kogemuste saad olla kasulik. ja natuke teenuseampsudest, et miks need teenuseampsud siis töötavad, sest ongi, et klient saab kohe väärtust. ta teab, mida ta saab, see on väga selgelt määratletud. seal on väike risk ja seetõttu tal on lihtsam otsustada. kui ma teeks sulle hinnapakkumise, mille väärtus on, ütleme, kuskil 5000 eurot, no paneb ikka kukalt kratsima, on ju, sa hakkad mõtlema, et mis siis selle sees on, äkki ma ikka saan ise mingid osad ära teha. hästi palju küsimusi tekitab su peas see vaevalt, et see sul on nii, et davai, teeme 5000 ja sobib. aga kui ma ütlen sulle, et kuule, alustame väikselt, teeme samm-sammu haaval, teeme algul selle broneeringusüsteemi su veebilehel korda, 150 eurot näiteks või 100 eurot on ju, võib-olla veel väiksem, 75 eurot. sul on automaatselt lihtsam otsustada ja tõenäolisem, et sa otsustad ka kiiremini, sellepärast et see on väiksem risk.
sul on võimalik läbi nende teenuseampsude saada ka kiiret tagasisidet, ise näha, mis teenused töötavad, mis ei tööta. Sest alguses, kui me tulemegi võib-olla oma teenuste portfelliga nii-öelda välja kuskile, siis ega me tegelikult ei tea, mida see turg täpselt vajab ja mis on see nagu, mida nad minu käest ka ootavad. Ja vahepeal võib olla üllatus see ja siis kui sul on ka olemas sellised väiksemad teenuseampsud, siis sa hakkad nägema, et mis on see päriselt, mida kliendid vajavad. Ja väga hea viis alustada ka portfoolioga, sest kui sa võtad ette suure töö, siis eeldatavasti see võtab ka väga palju aega, on ju, võib-olla läheb sul seal, ma ei tea, kuid selle tööga, võib-olla juhtub vahepeal, et sa väsid üldse ära ja sa ei teeks seda lõpuni ja sa ei saagi endale selle tõttu portfooliot. Aga kui sul on teenuseampsud nagu olemas, siis sa saad endale kasvatada seda portfooliot, näidata sotsiaalmeedias, mida sa oled teinud. Ja mõned näited ka koduleheteenuste näitel. Näiteks disainianalüüs, näiteks tekstide parandus, päise muutmine. Need on kõik väiksed tükid. Kodulehe puhul on ideaalne teha selliseid väikseid tükke. Seal on omad riskid muidugi, selles mõttes, et kui sa lähed kellegi kodulehe sisse ja võib-olla see on kuidagi arendaja poolt tehtud ja seal on mingisugused koodijupid, mida sa ei näe ja võib-olla kuskilt jookseb kokku, aga seal on ka omad meetodid, on ju, et sa teed ennem selle varunduse, enne kui sa hakkad seda kodulehele mingisugust tükki sinna juurde lisama või tegema. Ja need hinnad, need ei ole nagu nüüd sellised turuhind, et nii on ju. Ma lihtsalt tõin näiteid praegu. Kuidas sulle tunduvad need hinnad praegu? Kirjuta kommentaari, mind huvitaks, mis sa mõtled. Et kuidas sina nendest aru saad, nendest hindadest, et kas tundub palju, kas tundub liiga vähe? Mul on siin mõned näited veel. Näiteks mobiilivaate korrigeerimine. 1-2 lehte näiteks seadistad ära, et mobiilis oleks korrektne. Kalkulaatori lisamine, kas siis näiteks mingi pluginaga või siis ChatGPT-ga lood koodi ja teed kuhugi kalkulaatori, broneeringusüsteemi lisamine. Aga kuidas sulle tunduvad need hinnad siin? Huvi pärast küsin. Kirjuta chatti, palun. Kõrged isegi tunduvad. No vot nüüd aga millisest vaatest vaadata, on ju. Teenuse pakkumise puhul on alati 2 vaadet. Üks on see klient, kes ütleb, et alati on kallis ja siis on see pakkuja, kes ütleb, et kui palju ma pean tööd tegema selleks, et selle raha kätte saada. Aga need hinnad on sellepärast mul pandud sellised ka, et arvestades seda, et tehisintellektiga me saame teha asju tõsiselt mitu korda kiiremini võrreldes varasemaga. Ma korraks näitan seda veebikooli seestpoolt, seda WordPressi õpiprogrammi gruppi. Et meil on siis veebikoolis on need õpiprogrammid, õpiprogrammidel tekib alati veebikooli sisse selline grupp, kus on ajajoon, kuhu me postitame erinevaid selliseid teateid, arutelud, kus inimesed saavad siis foorumis küsida ja vastata ja siis koolitajad vastavad ja inimesed ise vastavad ja siis tekib siia juba omakorda niisugune väike koolituskeskkond. Aga siis on ka kursused ja enamasti õpiprogrammides me anname ligipääsu nagu kohe kõikidele materjalidele, sellepärast et õpiprogrammi osalejad on väga erinevate tasemetega, et mõned osalejad on võib-olla juba edasi jõudnud, mõned on alles täiesti alustajad, aga samas on ka niisugused alustasiit, on ju, et kus siis nagu minna. Aga näiteks WordPressi õpiprogrammis on siis mul loodud ka eraldi selline väike kursus, mida ma siin täiendan järjest, et kuidas teha AI-ga veebilehtedele raporteid, kuidas näiteks kasutada ChatGPT veebilehtedele raporteid luua, kuidas Gensparkiga kujundada neid raporteid. Ja siin nendes videotes ma tõestan ära, et tõesti sellise disainianalüüsi, kui sa seda ütleme juba mitu korda teed, sa saad täielikult tehtud, ma arvan, et kuskil 30-40 minutiga ilusti ja kliendile saadetud. Nii et selles vaates ju see hind ei ole nii, kui ma vaatan teenusepakkuja vaatest, on ju, siis ei ole ju see üldse halb hind, on ju, teenida, ütleme, alla tunni kuskil 90 eurot, siis arve välja saata. Aga see on ju alles esimene samm. Teenuseampsude turu näitel meil on väga palju ja järjest tuleb juurde selliseid lugusid, kus inimesed ongi alustanud väikselt, on saanud kliendi endale võib-olla alguses tehes mingi disainianalüüsi, tehes mingisuguse väikse teenuseampsu ja sellest on kasvanud välja mitme tuhande eurone projekt. Et Evelin Välja, kes teavad, on rääkinud neid lugusid siin erinevates seminarides ja neid on kindlasti veel. Nii et kokkuvõttes see ühe ampsu reegel ongi, et ära müü sellist segast paketti, sest segadus on üks kõige tugevam konversiooni tapja üldse.
konversioon on selles mõttes, et kui sa jõuad näiteks oma pakkumisega 100 inimesele, et palju nendest siis ostab seda, on ju. Aga kõige tugevam konversioonitapja on segane pakkumine. Siis oluline kirjeldada tulemust ja protsessi ja hind peab olema siis ka selge, ühekordne, mitte nii, et alates sellest. Ja ongi, et alustad väiksemast ja ehitad edasi. Et üks reegel on veel nende teenusampsudega see, et kui sa juba ühe teenusampsu pakud, siis kindlasti jälgi seda klienti ja ole tähelepanelik, et kuidas sa talle veel saad abiks olla ja hoia temaga head suhet. Ja täiesti nagu väga-väga tõenäoline, et kui klient saab sinuga teenuseampsu puhul juba hea kogemuse, siis number üks, ta soovitab sind edasi oma 10 sõbrale, mis on väga tugev, on ju, viis, kuidas leida endalegi järjest uusi kliente. Et siis ongi kokkuvõttes niimoodi, et sa oled ka lõpuks see inimene, kellel ongi järjekord ukse taga ja kes saab hakata valima neid kliente, kui tal juba on nii tugev turunduse mootor nagu käima läinud. Aga teine asi on siis ka see, et kui sa jälgid klienti, mitte ei suru muidugi talle oma teenuseid järjest siin peale, vaid lihtsalt jälgid, mis on tema vajadused ja pakud ennast talle appi aeg-ajalt, siis väga tõenäoline, et see üks teenuseamps ei jää üldse viimaseks, vaid sellest võib kasvada nagu püsiv koostöö või midagi palju ägedamat välja. Kuidas tundub, mis sa arvad nendest teenuseampsude mõtetest? Te võite ise vaadata, ma ei hakka praegu näitama seal neid teenuseampsu lehel, et kuidas neid teenuseampse siis võiks nagu pakendada. Võidki vaadata lihtsalt teenuseampsude lehel mingisuguseid näiteid sealt. Oluline ongi siis on ju see protsess seal ära kirjelda, mitte selles vaates, et mida sina täpselt teed, vaid mida klient peab tegema, et see oleks hästi lihtne ja selge. Ühesõnaga kogu asja mõte on see, et oleks hästi lihtne ja selge pakkumine ja väga lihtne nagu alustada seda koostööd. Et võid võtta pärast aega ja vaadata. Aga täna ma tahtsin natukene rääkida ka veebikooli õpiprogrammidest, aga enne kui ma siia õpiprogrammidesse hüppan sisse, meil on väga palju põnevaid mõtteid, millega me tahame nüüd juba see aasta alustada. On siis 3 niisugust alustala, et kuidas üldse veebikoolis see õppimine käib ja kui sa veel ei ole leidnud endale, aga sa tunned, et tahaks ka nagu see aasta ikkagi midagi õppida, aga sa veel ei ole endal võib-olla kuskil leidnud midagi, siis miks tasub veebikooli tulla? Sellepärast, et meil on veebikooli õppimine baseerub nagu 3 sellisel sambal. Esimene asi on paindlik õppimine, sest me teame, et kõigil meil on elud, meil on tööd võib-olla kuskil mujal on ju, ja ma arvan, et me ei pea istuma ühes klassiruumis iga kolmapäev ja neljapäev koos, et kuulata informatsiooni, millest võib-olla, ma ei tea, 10 või 5% me tegelikult oma elus rakendame. Kuidas sulle tundub? Ma arvan, et see õppimine võikski olla hästi paindlik. Mina olen küll olnud väga tänulik sellistele koolitustele, kus ma saan kasvõi öösel kell 3 või kell 2 on ju, näiteks millal iganes mul endal seda aega tekib või uni ära läheb või mis iganes on. Ja ma saan võtta ja lihtsalt õppida, et ma ei pea ootama, kuni tuleb järjekordne kolmapäev ja siis istuma kinnises klassiruumis. Lõpuks õhtul olen väsinud ja siis tunnen, et tegelikult ma sain nii palju infot, et ma ei jaksagi seda rakendada. Et see paindlik õppimine on meie jaoks veebikoolis nagu hästi tugev märksõna. Ehk siis kõik koolitused absoluutselt, võikski öelda, et 99% koolitusi on veebipõhised, aga me oleme rohkem hakanud ka õpiprogrammides tegema selliseid hübriidkoolitusi, sest me näeme, kui palju inimesed saavad kasu, kui nad ka ühes ruumis koos on, et see on hoopis teine tunne olla päris inimestega koos. Aga ikkagi vaatamata sellele, kui on ka sellised füüsilised koolitused, me tahame võimaldada seda veebipõhist osalemist ka, sest meil on veebikoolis õppijaid siin üle kogu maailma, on Iirimaalt, on kus iganes, on ju teistest riikidest. Ja materjalid on saadaval 24/7. Ma korraks näitasin ka, et näiteks WordPressi õpiprogrammis on meil siin juba hästi palju kursuseid, et võtan korraks need kursused uuesti siin ette, et miks me anname selle nagu mahu korraga kätte, on just sellepärast, et inimesed on erinevatel tasemetel ja nad saaks ka keskenduda nendele teemadele, mis just neid huvitab. Et üldiselt õpiprogrammides ka me julgustame inimesel leida võimalikult kiiresti oma nišš. Ja kui ta näiteks võtabki näiteks WordPressi kontekstis, et ta tahab hakata rohkem SEO-ga tegelema, siis ta ei pea kõiki neid materjale siin läbi vaatama, vaid ta võtabki need koolitused, mis on just tema jaoks nagu vajalikud.
et me väga julgustame ise juhtima oma õppimist selles mõttes, et eesmärk ei ole see, et sa peaksid vaatama kõike seda materjali läbi, absoluutselt mitte. pigem ütleme, et ära vaata seda materjali läbi, vaid vaata midagi ja tegutse, sest õpikooli nagu moto on see, et õppimine ongi tegutsemine. Ja kogukond, nii äge, meil on 2 aastat saab veebikoolil aega täis ja meil on üle 10 000 meililist, on ju. meil on järjest kiiresti kasvav kogukond ja ma olen selle üle nii õnnelik, et meil on just niisugused nagu noh, nii ägedad ettevõtjad meie kogukonnas. Ja seetõttu see kogukond aitab nendel õpiprogrammidel, kuna päris paljud õpiprogrammid ongi suunatud sellega ka, et sa saaksid hakata õppida uusi oskusi, millega saad luua endale asukohavaba tööd, lisasissetulekut, siis meil see kogukond sul aitabki jõuda ettevõtjateni. Näiteks WordPressi õpiprogrammis on meil võimalus osalejatel igakuiselt käia õpinädalatel, kus ka on kümneid, sadu ettevõtjaid, kes endale kodulehte tulevad ehitama. Ja nad tulevad sinna nõu andma, aga läbi selle on ka võimalus endale kliente leida. Nii et veebikoolist endast ongi võimalik neid kliente leida, sest siin on ju ettevõtjad koos. Ja kolmas sammas on see platvorm, et me pakume ka seda nähtavust. Programmides osalejatel on eelisõigus osaleda meie reede hommikustes, teisipäeva hommikustes laivides ja niimoodi saada seda nähtavust. Kasutades, tulles näiteks stuudiosse võib-olla teha mingeid õpiampsusid siin, ühesõnaga me igati tahame toetada neid, kes on meie õpiprogrammides osalejad, et saaksid seda nähtavust. Ja mis nüüd siis tulemas on? Äge on see, et kui sa osaled ühes õpiprogrammis veebikoolis, siis sa saad osa ka teiste õpiprogrammide koolitustest. Ehk siis näiteks, kui sa tuled nüüd WordPressi õpiprogrammi, mis juba järgmisel nädalal hakkab, teisipäeval on meil esimene kokkusaamine, siis sa saad osa ka teistest õpiprogrammidest, materjalidest. Muidugi mitte kõikidest, sest ma ütlengi, jälle tuletan meelde, et meie eesmärk ei ole sind üle küllastada selle infoga, vaid lihtsalt anda sulle seda vajalikku infot, mida sul on vaja selleks, et sa saaksid tegutseda. Aga kohe-kohe on siis meil algamas WordPressi õpiprogramm. Siis meil on 15. oktoobril algab UGC õpiprogramm. UGC on siis sisulooja, lühidalt öeldes, et sisulooja, kes loob teistele ettevõtjatele sisu. Ja selleks me lisame siia teenuste ampsu ka uue kategooria täiesti, UGC sisuloojad. Nii et kui sa tuled siia UGC programmi, siis sa saad oma teenused ka siia teenusampsude turule üles panna ja kavatseme levitada seda siis ettevõtjate hulgas, keda meil juba veebikoolis on terve hunnik, on ju, et võimalus leida siis siit jälle endale neid kliente. Siis meil on novembris alustamas AI digistrateeg, see on ka nüüd meil juba 3. lend. AI digistrateeg on siis need inimesed, kes on pigem turundushuvilised ja tehisintellekti huvilised ja seal on peakoolitaja siis Katrin Vilimaa-Otsing, kes on minu meelest Eesti üks nagu ägedamaid tegutsejaid, kes ise hoiab ennast väga kursis kõikide tehisintellekti võimalustega ja on ka ise praktik, et ta pakub ka turundusteenuseid ja nüüd ta õpib ka TalTechis seda tehisintellekti ja tehniliselt hästi tugev, aga ka turunduslikult nagu väga võimekas ja hästi kasulik, palju häid teadmisi saab tema kaudu. Ja siis põnev on see, et meil algab ka ettevõtlusprogramm, mida Jaanika hakkab meil siin veebikoolis vedama. Tuleb ka uus õpinädal ettevõtjatele, alustav ettevõtja ja seal on näiteks Triin meil tulemas tegema raamatupidamiskoolitusi, et tihti on ka selliseid erinevaid küsimusi on ettevõtjal, mis tekivad, et raamatupidamine, juriidika, üldse see alustamine, klientide leidmine, tiimi juhtimine, kõik muu, et siis see ettevõtlusprogramm saab olema väga mitmekülgne, aga katma just ära need kõige olulisemad asjad, mis ettevõtjatel vaja on. Siis meil praegu see müügikool, seda sisu me veel ei ole paika pannud, aga hakkame vaikselt panema, sest õpiprogrammides osalejate puhul ma olen näinud seda, et nad õpivad ära mingid oskused, aga tihti jääb neil puudu just sellest julgusest ja oskusest, et kuidas siis ennast müüa. Ja ma usun, et see on väga vajalik oskus meil elus ja seda me müügikoolis tahamegi aidata, et kuidas siis ennast müüa. Ja siis meil on tulemas veel küberturvalisuse õpiprogramm. Ma ei tea, kas keegi osales, Tiia Sõmer oli siis meil koolitaja, tegime siin küberturvalisuse 2-tunnist koolitust. Ja tuli mõte, et kuna ikkagi väga paljudel
inimestel on vaja veel rohkem abi selle küberturvalisusega, sest tõesti, meil on võib-olla mõnel inimesel on siin 99% tööst kolinud internetti, aga veel ei ole neid digitaalseid oskusi ja teadmisi, et kuidas siis kõik uksed ja aknad õigesti kinni panna, et pätid sisse ei tuleks ja seda enam, et see tehisintellekt võimendab praegu kõiki neid küberkurjategusid, nagu ma kuskilt lugesin statistikat, et vist ma ei tea, see oli ikka mega suur number, kui palju on nagu kasvanud küberturu kuritegevus on ju, sest et see ai ju võimaldab igasuguseid asju teha, tehisintellekt. aga me tahaks hakata koolitama välja küberturvalisuse programmis nagu selliseid eksperte, kes hakkaks ka pakkuma seda küberturvalisuse teenust, tegema auditeid, tegema kriisiplaane ja seda, et Tiia Sõmer oskab ülihästi teha, ta on väga võimekas, võite vaadata tema CV-d, väga uhke CV endal, aga ta on ka väga äge koolitaja, räägib igasuguseid lugusid ja ühesõnaga oskab seda teadmist edasi anda. ja tema tuleb, teeb meile seda küberturvalisuse õpiprogrammi. ja neid me siis, neid koolitusi me miksimegi omavahel, et kui sa tuled näiteks WordPressi õpiprogrammi, siis sa saad ka osa nendest küberturvalisuse koolitustest, aga just nendest, mis nagu sulle vajalikud on, et püüame natukene nagu sorteerida ja aidata, et mitte liiga üle küllastada sind selle materjaliga. aga kuna õpiprogrammi osalejatel on vähemalt aasta, mõnikord 2 aastat seda järelvaatamist, et siis on sul aega ka nende koolitustega tutvuda. ja WordPressi õpiprogrammiga, nüüd see on kõige värskem, mis meil nüüd alustab, on ju järgmisel nädalal, et praegu saab veel pardale hüpata, nagu ma ütlesin, meil on 20 inimest juba olemas seal, aga võimalus on veel juurde võtta ja tõesti nüüd pühapäeva õhtuni põhimõtteliselt on see võimalus, et esmaspäeval paneme uksed kinni ja siis sellel aastal enam seda võimalust ei tule. ja täna sulle mõtteaineks ja niisuguseks väikseks pakkumiseks on see, et saaksid liituda veel 150 eurot soodsamalt. ma panen siia, mul ei ole tegelikult seda linki, oota, ma vaatan korraks, kas mul siin on see link. võtan selle lingi lahti, panen siia chati. ja sa saad maksta mitmes osas, et WordPressi õpiprogramm. nii, panin lingi siia chati praegu. Siit valides siis, kas sa oled eraisik, saad sa valida kas 2/3 osas tasumise ilma selle intressita või siis kuni 72 kuud, aga siis lisanduv intress, sest seda pakubki siis see nagu pank on ju, seda krediiti. ja kui sa lähed siit edasi, siis sa jõuad kassalehele ja seal sa saad selle valiku teha. kui sa tahad ettevõtte alt järelmaksu, samamoodi siis vali lihtsalt ettevõte ja teed tellimuse ja siis Emily, kes on selle programmi assistent, võtab juba sinuga ühendust ja lepib kokku. aga kui sul mis iganes küsimusi tekib või mõtteid veel ja sa kahtled võib-olla, et siis kirjuta lihtsalt marika@veebikool.ee, võid mulle helistada ka, mul tavaliselt kirjade all on telefoninumber, et võid helistada. kui ma vastu ei saa võtta, siis palun saada mulle sõnum, et ma saaks sulle tagasi helistada. kui sa mulle sõnumit ei saada, siis ma ei pruugi sulle tagasi helistada. Aga kirjuta näiteks, et kui sul on mingeid küsimusi, et igal juhul äge oleks sind ka näha seal WordPressi õpiprogrammis ja boonuseks, kui sa praegu reageerid, saad sa minuga sellise personaalkõne tegevusplaani, kus ma aitan sul kokku panna, võtta selle suuna. et ma olen märganud, et inimestel on mõnikord keeruline leida, et mis on ikkagi see, millele nagu ma peaksin keskenduma ja mis on see fookus, millele ma peaksin seda fookust panema. aga kuna ma tean, kuidas see kodulehe tegemise õppimise protsess on, et oleme 3 aastat siin koolitanud inimesi kodulehti tegema, et osalenud on kuskil 10 000 inimest minu koolitustel, et ma näen, kus nad takerduvad, ma näen, kus nad edasi ei liigu, on ju, ja mis põhjustel nad edasi ei liigu. nii et ma usun, et see selline strateegiakõne minuga on su jaoks ka hästi väärtuslik, sest sa saad selle suuna paika ja ma aitan läbi mõelda, et tõesti see 6 kuud, kui see programm kestab, et mis on see, millele sina võiksid rohkem keskenduda, et saada kasu ja leida need kliendid läbi selle uue oskuse. kuidas oli see õpiamps, mis ma praegu rääkisin? natuke müüki ka tegin siin lõpus, nagu sa nägid, onju. aga seda me peame tegema. muidu me ei saa, aga see ei ole müük, vaid see on see, et ma siiralt päriselt olen põnevil sellest, kuidas inimesed saavad oma elu
elu muuta, luues endale, õppides ära uusi oskusi, õppides kasutama rohkem tehisintellekti ja läbi selle anda endale vabadus töötada siis ükskõik kust maailma otsast. minu jaoks on see, ma olen lihtsalt ise nii õnnelik ja happy, et ma oskan neid asju, et see on andnud minule nii tugeva enesekindluse ja julguse, nagu kui ma täna peaks kotid pakkima ja kuhugi ära sõitma, siis ma tean, et ma ei jää, mu pere ei jää nälga, et ma saan ikkagi, leian tööd ja saan ükskõik kust maailma otsast seda tööd teha. Vot, aga mul on nii tõmbame siis otsad kokku, mis see kell on? 35, 5 minutit läks üle. igal juhul tervitused sulle ja mõnusat reedet ja mõnusat nädalavahetust ja kohtume siis uuel reedel uue põneva külalisega uuesti. Ja seniks suhtlemiseni. Tšau.